ei ole sealt liialt lähedalt, et see pall ei hakkaks langema, aga samas ka mitte liialt kaugelt, et väraval seda ülemäära lihtne oleks tõrjuda, vaatame ära, siis tuleb lööka ja esimene ei olnud üldse kaugel. Tundub, et siit tuleb ikkagi Markus Poomilt see lahendus ja läheb senderduskasti ka, sealt nüüd pikendatakse ja toob Baturint siukse asja sealt nüüd välja ja saame selle kohtumise esimese nurgalöögi ära vaadata, aga sai Baturint käe vahele ja Floral nüüd võimalus ja oigu vabalt sealt tõuges pääses löögile, et lõpetada siis suutis ka Harju oma viimase kohtumise võita, aga vaatame siit hoopis selle olukorra ära, tuleb sinna taha posti suunas senderdus. Kiirelt ka mängueelsetesse kommentaaridesse süveneda, siis Flora väravate treener Aiko Orgala ütles seda, et on sellised, justkui koori eeslauljad, et Harjut sealt hüüti ja tuli ka rahvas kergelt järele, aga vaatame nüüd ära, kas selle tulemusel ja ei saa sealt. Tahtsin juba öelda, et palliga tulema hakata, aga sealt see pikem pall ebaõnnestus, Poom vajutab ja nüüd tundub, et Baturint selle palli ristnurga lähistelt ära. Kuulamised tehtud ja Flora saab oma nurgalöögi mängu panna. Numbriga 5 siis oi ja sealt nüüd tuleb ära, kui ei saa ühtemoodi, saab teistmoodi ja Markus Poom, kelle löögist see nurgalöök sündis, siis nüüd on ise all olemas ja teeb siit poole ja lõppu riietusruumi värava ära, et sellised pinged saab Flora enda õlult korraks vähemalt maha, et hetkel liigutakse ka virtuaalses tabelis siis Premium-liigat juhtima, kui praegu siin mängu vähem siis justkui pidanud FC Levadia ette tõustakse, et mängu vähem siis selgituseks seda, et see siit 12. vooru esimene kohtumine on ja eelmine kord, kui sama stsenaarium oli, siis saime siit äravat näha, vaatame selle ära, taas tuleb sealt see tee välja suunas. Hetkel ei midagi, löök ka madalalt Uussarilt ja nüüd lõpuks paneb Alliku sealt. Nii-öelda keskmine väravate, see kui palju võistkonnast väravaid on löönud. Vaatame selle, siit toppis ära ja Baturint toob siukse asja välja ja hoiab siin Harju vee peal. Sapinen, pall siia paremale äärele, nüüd on võimalik, Alliku teeb sealt konksu ja viinastab värava peale ka, hetkel plokk ees. Enko suunas. Pall jääb siit hetkel Harjule ja nüüd on võimalik tulema hakata, Järve. Sealt Piht leiab hea söödu ja Reimalt pall kasti, aga mulle, et oli see Ussar mängumees, kes sealt peaga vahel oli. Vaatame selle ära, Sapinil nüüd kuuldne võimalus, paneb sealt Pepuli maha ja palliga tegusid tegemas oli, aga hetkel siin tundub, et ka see Erme roll, mis vähemalt mängu alguses selline tippuründajaks märgitud ta oli, aga vaatame sealt, et pääseb löögile ka. Heas mõttes torn sinna kasti saata on, nagu Harjul seda Kaspar Lauri näol on siis. Ja sellised nurgalõigad tead olla siitud löök ka, aga Alliku sealt ja nüüd on pall lahtine. Hakata vasturünnakule taas tulema, Luka. Ja hetkel ei midagi, Järve. Tagant läbi. Baturint, seal on nüüd kehv pallikaatus, Kelement seal ei suuda peaga suunata. Nüüd on Sapinelil kuldne võimalus ja paneb sealt ikka keskele. Pall käib latis ka ära ja palliga ikka üle otsajoone. Sealt nüüd Baturint toob teisel poolel juba kolmandat korda supervõimaluse välja. Floral jällegi võimalus tulema hakata, jõutakse palliga kasti ka, jälle sinna taha posti suunas ja nüüd pannakse värav sahisema. Rõivassepp teeb siit 82. minutil seisuks 2-0 ja tundub, et 3 punkti hakkavad ikkagi Flora kodubaasi sõitma, et vahetuses sekkunud Rõivassepp paneb selle värava sahisema ja kui siin sai öeldud, et esiliigas korralikku mängu näitab ja 4 väravat ja 4 söötu kogunud Rõivassepp võib täitsa ohtlika terauga siin olla, siis seda ta näitab.
sealt Senderus, mis taha posti tuli, pani pea vahele ja värav sahisema. Noh, ka selles olukorras ikkagi Baturins, väga kaugel ta ei olnud, aga noh, sükene oleksid väga ei loe. Et noh, jah. Saame siit kordusest ka veel seda olukorda näha, Rõivas selle palli ära, pani seal, et ta siin Flora Veskiles ja Vesi ole, et kui seda palli enda käes hoiad, siis on see kahest aspektist kindlasti lihtsam, et esiteks vastane ei saa palliga tegutseda ja teiseks, eks ta vana tõde ole, et pallid tal alati raske mängida, Kaareselt sealt löök ka värava peale, Baturins toob selle taas välja, kui eks saame näha, palju mängumees siis lõpuks neid minuteid siit täna kirja saab, et see vahetus jääb ikkagi sinna väga-väga viimastesse minutitesse. Saapinen võtab sealt nüüd hästi ette ja pääseb ja jälle poeb, kuid ja siin vaatame selle ära, oi, mehe esimene puude on kohe värav, 91-selt tuleb ära ja no täna Flora on oma vahetustega ikka suurepäraselt täkkesse pannud, et mehe esimene puude on koheselt kuldne ja Remo Valmets vajutab sealt Flora kolmanda ära ja see on juba kirstunael siin Harju mängu, et nende nurgalöökide kaitsmistega täna kergelt hädas ollakse olnud, et siin siit saab järjekordse värava. Igati õnnestunud vahetus ja mängumehele siis ilmselt saab see päev siit ka meelde jääda, kuid hetkel kõlab Tanel Üpruse lõpuvile ja sellega see kohtumine siin täna Harju Kunstmuru staadionil lõpeb. Andres Järve, kas alustuseks võtad äkki enda sõnadega mängu kokku? Võib öelda, et ma ütleks, et me vajusime võib-olla liiga palju kaitsesse ära. Teine poolaeg üritasime natuke rohkem suruda, võib-olla suutsime ka mingil määral, aga me ei suutnud väga ise tekitada mingid ohtlikke olukordi ja ise nad lõid kaks väravat nurgalöögist, teine pall põrkas lahti täpselt nende venna jala peale, et ma ei teagi, seda on nagu raske treenides üle teha, sest et see on mõnes mõttes seal on õnne, et see põrkab ette, aga samas meil peab endale mängijad ka seal olema. Kuidas üldse emotsioonid on, et see nüüd 6 järjestikune kaotus üldse klubi ajaloos Flora vastu järjest, et kuidas sellega on? No, eks kui sa tahad siin liigas hakkama saada, siis me peame nagunii mingi hetk hakkama ka nii-öelda nendelt tiputiimidelt punkte võtma. Praegu me ei ole suutnud ühtegi punkti nende vastu võtta, et see on kindlasti meie eesmärk nüüd ka järgmisteks mängudeks, et meil tulevad siin just need vastased, et me peame sealt hakkama juba punkte võtma, sellepärast et me ei ole midagi saanud siiamaani. Mis siit tänasest mängust kaasa võtta? Ütleme niimoodi, et on õppemomente, ma ütleks, et me peaks lihtsamini mängima mingid olukorrad, et võib-olla teeme üle, aga samas ka rohkem rahu nii-öelda mõnedes olukordades. Küsin äkki selliselt, et kas tänane mäng su enda silmist kuidagi on aus, et Baturins päris mitu korda tõi teid välja, et kas see 3-0 täna näitabki lihtsalt võistkondade vahet või sa tunned, et ikkagi natukene ebaõiglane see seal? Ma ütleks, et 3-0 oli õiglane seis, et nad ikkagi tekitasid kindlasti rohkem momente meist, et jah, kahjuks ma ütleksin, et 2 väravat olid sellised, kus nad otseselt ei mänginud meid üle, aga just nagu sa mainisid ka, Baturins tõi momendid võib-olla ära, kus nad just mängisid üle, et jah, peame igas nii-öelda osakonnas mängus panema juurde, et kui me tahame hakata kõigilt punkte võtma. Remo Valmets, võib öelda, et tööpäev kiire ja korralik? Võib nii öelda, jah. Kui ma nüüd õigesti nägin, siis su debüütpärav Premium-liigas on nii? Ja on nii, ja esimese puute kausa. See ilmselt läheb kuhugi rekordite raamatusse, aga mis emotsioonid üldse üleval on? Ei, väga head emotsioonid, et siit võtame võidu kaasa ja lähme juba järgmine mäng on Levadia. Tuleb kõva mäng, praegu oleme tabel seedid, aga eks ole näha Paide ja Levadia mäng ees.
Enamus mängu said küll kõrvalt jälgida, aga kuidas tänane mäng siis justkui enam-vähem kõrvaltvaataja pilgu läbi oli, et kas kõik, mis kokku leppisite, toimis ka? Ma usun, et toimis ja, et esimene poolek võib-olla oli liiga palju pallikaotusi ja sai kontatega tulla, aga poole jutud aitasid ja tulime teise poole hästi vastu. Et ei olnud nii palju pallikaotusi ja saime, ma ütleks, et mängu enda kätte. Sinu käest ehk saaks küsida seda, et kas 3-0 on võrdne või jääb kripeldama midagi, et jäi löömata midagi või kuidas on? No kindlasti oli palju võimalusi seal Sapinil, aga eks 3-0 võit on 3 punkti ja lähme edasi. Mis te siit üldse kaasa võtate? Ma arvan, ma ei teagi, 3 punkti võtame kaasa ja hea tuju.